Tervist! Käesoleva video pealkiri on jõusaali kirjutamata reeglid, mis ei ole muidugi päris korrektne. Mõned nendest reeglitest on siiski ka saali seinte peal kirjas, ent needki võiks siinkohal üle korrata. Üldjoontes võiks selle video pealkirjastada ka kuidas jõusaalis käituda, et teised vaikselt silmi ei pööritaks ja sind idikaks ei peaks. Muidugi on need reeglid teadmiseks ennekõike neile, kes alles alustavad oma treeningutega. Ent regulaarse jõusaalide külastajana tean, et on palju ka selliseid inimesi, kes on kangi ja hantleid tõstnud juba aastaid, ent ei ole ikka veel aru saanud, kuidas oleks teistega koos treeni tehes sobilik käituda. Enamik neist on muidugi sotsiaalsed imbetsillid, kes ei oska käituda ka tavaelus. Loobivad prügi maha ja jätavad auto Tallinn-Tartu maantee ääres 120 alas seisma, et tee ääres kusta. Nii et neid vist enam ei päästa, ent kõigi teiste jaoks tuleb loodetavasti kasuks. Reegleid kirja ma ei pannud tähtsuse järjekorras. Ma räägin nii, nagu parasjagu meelde tuleb. Enamik jõusaali etiketist taandub tegelikult loomulikule viisakusele. Tee ise trenni ja tee seda nii, et ka teistele oleks seda mõnus ja mugav teha. Kui sulle on peegelneuronid olemas ja tulistavad ja kui sa ei ole empaatia osas erivajadusega, siis hammustad need reeglid ilmselt ka ise varsti läbi. Ent kui sa mu video lõpuni kuulad, siis säästab see sind loodetavasti mõnest piinlikust ja ebameeldivast olukorrast. Alustame siis videoga alapealkirjaga Fucking Gym Rage Rant. Tead, seal jõusaalis on üks peegelsein, mille ääres all on reas erineva raskusega hantlid. Kui sul on sealt mõnda hantlit või hantlipaari tarvis, siis astu selle riiulile ligi, võta oma raskus ja astu paar sammu tagasi. Ära hakka oma harjutust tegema otse hantlirea ees. Nii, et teised ei saa sealt raskuseid võtta või neid sinna tagasi panna ja peavad ootama, kuni sa oma seeria lõpetad. Kui sa tahad teha näiteks hantlitega seljatõmbeid, siis jah, neid saab teha ka nii, et sa toetad hantli rea peale ja mitu inimest ootab kannatlikult hantlit käes, kuni sa kõigepealt parema käega ja siis vasaku käega oma harjutuse lõpetad. Ent sa saad seda harjutust täpselt sama efektiivselt teha ka siis, kui astud paar sammu tagasi ja toetad pingile. Suht no-brainer on ju, ent paljude jaoks siiski liiga keeruline. Ma olen näiteks näinud, et inimesed teevad hantli rea peale toetudes kätekõverdusi. No kurat, kui loll peab olema, et süks asja peale tulla. Ja veel, kui keegi teeb peeglis harjutust, siis kui võimalik ära mine otse tema ette rassima ja ära blokeerida vaadet. Kui keegi jälgib ennast harjutuse tegemise ajal peeglist, siis on sel ka muid põhjuseid peale selle, et ta vaatab, kui ilus ta on. Reegel number 2,5. Ära kuhja enda ette suurt hulka raskuseid. Okei, ma saan aru, et kui sa teed drop-setti, ehk siis teed seeria ära ühe raskusega, haarad kergemad hantlid ja teed kohe teise seeria otsa, siis 2 paari hantleid on okei. Kuigi oleme ausad, teadusuuringud ei näita, et lihasjõu vastupidavuse ja massi arendamiseks oleks drop-set efektiivsem kui tavalised seeriad. Ent jõusaalis on tegelasi, kes toovad oma pingi juurde nagu reaalselt 10 hantlit, 2 kangi ja 27 kummilinti ja arvavad, et see on okei. Esiteks on see mõttetu. Teiseks tahavad teised neid vahendeid kasutada ja kolmandaks takistab selline tegevus teistel inimestel normaalset liikumist. Selle reegliga on tihedalt seotud ka järgmine punkt. Ei ole normaalne panna kinni mitut masinat või treeningkohta, et teha järjestikku erinevaid jõuharjutusi. Vahest kohtab jõusaalis tegelasi, kes tahavad mingil veidral põhjusel, jällegi teadusuuringud ei näita, et sest oleks mingit kasu, teha näiteks ühe seeria pingil hantlitega, järgmise seeria mõnel seljamasinal ja kolmanda seeria näiteks kaablimasinal ja panevad kõik need reeglina saali erinevates otstes asuvad kohad nii-öelda kinni. Ühe koha broneerivad oma treeningratikuga, teise koha joogipudeliga ja kolmanda koha ei tea millega võtavad näiteks sokid jalast ja viskavad pingile. Jällegi, see on kaastreenijatega mitte arvestav käitumine ja see ei ole normaalne. Kui sa oled veendunud, et supersetid annavad sulle mingisuguse lisaplussi, ma võin ju sulle personaaltreenerina kinnitada, et ei anna, ent sa ei usu niikuinii. Siis tee endale koju jõusaal,
Või külasta mõnda avalikku jõusaali öösel, kui sa oled seal ainus inimene. Siis sa võid võtta kaasa terve oma riidekapi sisu ja riputada iga masina peale mitu paari trussikuid ja naaritsa nahkse kasuka, kui see sind kurat õnnelikuks teeb. Etiketi punkt number järgmine. Ära roni teiste külje alla. On olemas teatud tüüp jõusaali külastajaid, kes tulevad oma harjutust tegema otse sinu külje alla, sõna otseses mõttes loetud sentimeetrite kaugusele. No kurat küll, vaata, jõusaalis on ju ruumi küll, astus 1 meeter eemale, nii on muuhulgas ka ohutum. Kui ma teen näiteks pingi peal hantlitega harjutust ja ainus vaba pink on mulle väga-väga lähedal, siis on mõistlik oodata, kuni ma lõpetan ja see vaba pink minust natukene kaugemale nihutada. Kui sa ei oska või ei jaksa, siis ütle ja ma hea meelega aitan. On jõusaali reegleid, mis on, tunnetuslikud ja olenevad olukorrast. Näiteks telefonis istumine. See on täiesti okei, kui sa scrollid oma telefoni seeriate vahel, kui sa puhkad. Ma teen seda ise ka kogu aeg, ent sa ei saa ennast sinna unustada, sest võib-olla keegi teine ootab, et sa lõpetaksid oma seeriad ära ja ta saaks tulla sama masina taha. See on elementaarne viisakus. Kui saal on täis ja sa näed, et keegi ootab sinu järel järjekorras, siis ei ole lihtsalt viisakas seeriate vahel 10 minutit chattida või kassi videosid vaadata. Jällegi empaatia ja peegelneuronid. Lülita need mõlemad enne jõusaali sisenemist sisse. Telefonis istumise osas on ainult üks suur erand. Kui sa vaatad minu videosid, siis ajapiirangut ei ole, vaata kas või 3 tundi. Miski, mida kohtab jõusaalides üllatavalt sageli, ära jäta raskuseid peale. Kui sa oled kangil, masinal või millel iganes oma seeriad lõpetanud, siis võta sellelt raskused maha. Kui sina ise seda ei tee, siis peab seda tegema keegi teine. Okei. Kui sa tegid nii raske seeria, et sul läks pilt eest ära, sa langesid poolsurnult maha ja said ümbritsevast aru alles 2 päeva hiljem, kui ärkasid abjapalujas mingil suvalisel karjamaal, siis on raskuste peale jätmine andeks antav. Ent muul juhul oled sa lihtsalt ebaviisakas sitapea. Kui sa oled harjutuse lõpetanud, siis puhasta masin või pink. Jõusaalides on selleks paberrätikud, millele saab peale pritsida desinfitseerivat vedelikku. Mitte keegi ei taha istuda pingile, millel keegi on varem teinud treeningut ja jätnud sinna suure higiloigu. Puhastamine ja desinfitseerimine on elementaarne tegevus. See näitab, et sa hoolid oma kaastreenijatest ja oled normaalne inimene. Selle teemaga seoses on üks punkt, millega paljud võivad mitte nõustuda ja see on treeningrätiku kasutamine. Varem on soovitatud ja paljudes jõusaalides on see soovitus veel praegugi seinal panna pingile või masinale enda alla treeningrätik. Vabandage mu võimalikku vaimset küündimatust, ent ma ei saa tõesti aru, mis kuradi moel tagab läbi higistatud treeningrätiku enda alla asetamine hügieeni. Kui sa oled oma rätiku täis higistanud ja hõõrud sellega mööda pinke ringi, siis on see ausalt öeldes minu jaoks suht rõve. Lisaks need, kes sellist rätikut sellisel moel kasutavad, ei vaheta seda vahest kuude kaupa. Seal on juba sees mingi oma kuradi ökosüsteem. Covidi järgsel ajal on jõusaalides paberrätikuid ja desopudeleid iga seina peal. Kasuta parem neid ja jäta see haisev ja läbi higistatud rätik koju. Nüüd on keeruline teema, hügieen. Kui me juba hügieenini jõudsime, siis see on tegelikult antud video kontekstis üks olulisemaid teemasid. Aeg-ajalt satun ma jõusaalis mõne inimese kõrvale, kusjuures peaaegu eranditult on tegemist meesterahvaga, kes haiseb nii tugevalt, et ma reaalselt ei saa tema kõrval trenni teha. Ei juhtu iga päev, võib-olla isegi mitte iga nädal, aga see on väga üllatavalt levinud probleem. Vaata, samamoodi nagu sa pesed ennast ja pesta võiks ikka vähemalt korra päevas, peaksid sa pesema ka oma treeningriideid. Kui sa higistad ja enamik meist seda suuremal või vähemal määral teeb ja kasutad jõusaalis samu riideid korduvalt, siis need hakkavad haisema. Kui sa tead, et sul on keskmisest tugevam higilõhn, siis kasuta vastavaid vahendeid. Keegi ei tule sulle jõusaalis otse ütlema, et sa haised, ent korralik hügieen on elementaarne viisakusnõue kaastreenijate vastu. Ühes jõusaalis, kus ma käin, on üks keskealine meesterahvas, kelle puhul ma haistan ta kohalolu enne, kui ma teda näen. Tal on jõusaalis alati seljas samad riided ja ma olen üsna kindel, et ta ei ole neid elus mitte kordagi pesnud.
Te võib-olla ei usu mind nüüd, ent ma kinnitan, et järgnev on tõsi. Hiljuti vahetasin ma riietusruumis riideid, kui see tegelane tuli mu kõrvale. Tal oli seljas ülikond. Ta võttis ülikonna seljast ja selle all olid tal needsamad trenniriided. Kas ta ei võta neid kunagi ära? Kas see on mingi life hack gone terribly wrong? Ma ei tea. On erinevaid arvamusi selle kohta, kas ja kuidas oleks viisakas mõnelt inimeselt küsida, kui pikalt ta veel mõnda treeningvahendit kasutab. Näiteks tahaksid sa teha harjutust kaablimasinal, ent üks teine jõusaali külastaja teeb seal parasjagu harjutust. Mina isiklikult ei näe selles mitte midagi halba, kui keegi minult viisakalt küsib, mitu seeriat on mul veel jäänud. Minu jaoks on palju ebameeldivam, kui keegi seisab demonstratiivselt mu selja taga, pööritab silmi ja hingab mulle kuklasse. Nii et minu soovitus, vali õige hetk, ole viisakas ja mõistev.